See on video, mis on šokeerinud nii sotsiaalmeediat kui ka kogu maailma. Noor naine näib olevat visatud mahajäetud sillalt Brasiilias ilma turvaköieta, ühes kohutavalt valesti läinud köiehüppeõnnetuses. Ta kukub 40 meetrit ja sureb. Nüüd on 3 inimest arreteeritud ja süüdistuse saanud. Süüdistatakse ka föderaalvalitsust. Me kutsume saatesse Brasiilia kriminaalkaitse advokaadi, et selgitada, kas keegi võetakse vastutusele ja küsida, kuidas üldse sai midagi sellist juhtuda. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law & Crime. Mina olen Jesse Weber. Olen kindel, et olete seda kahjuks oma sotsiaalmeedia lehtedel näinud. See kohutav video 13. juunist, kus naine visatakse mahajäetud sillalt 40 meetri kõrguselt alla maapinnale. Ja ta saab selles köiehüppeõnnetuses, mis läks kohutavalt valesti, surma. Ja nüüd on 3 inimest, 3 väidetavat juhendajat arreteeritud, neil on esitatud kriminaalsüüdistused. See on selle loo sisu. See on 21-aastase Maria Eduarda Rodríguez de Freitase juhtum, kes hukkus laupäeval Ponte do Esqueletol. See on sild Limeiras. See on linn, mis asub üle 90 miili São Paulost põhja pool Brasiilias. See on tuntud kui skelettsild. See pole olnud kasutuses umbes 30 aastat. Ilmselt oli see osa raudteeliinist. Kui sa videot vaatad, siis tundub, et tal on kiiver ja rakmed, aga ta polnud kinnitatud ühegi turvavarustusega köie külge. Samas juhendajad, vähemalt raportite põhjal ja võib-olla ka videost on näha, olid kinnitatud turvaköie külge. Ja kui see on tõsi, siis saab see olema selle kohtuasja võtmekomponent. Maria Eduarda oli ilmselt palunud, et teda visataks sillalt alla selles lennuki Supermani poosis. Nii et 2 juhendajat olevat ta kandnud hüppeplatvormile ja siis väidetavalt visanud ta üle ääre. Ringluses olev video on lihtsalt kohutav. Taustal olevat on kuulda, kuidas inimesed karjuvad. Köis! Inimesed! Köis! Või poisid! Köis! Sotsiaalmeediasse postitatud videod, mille on väidetavalt üles pannud mõningaid hüppeid korraldav grupp Entre Cordas, näitavad, mis oleks pidanud juhtuma. Koie ja rakmetega kinnitatud inimene kas visatakse või hüppab ise sillalt alla ning kiigub edasi-tagasi. Ilmselge pealtnägija Agora Adnes ütles väljaandele EPTV, et ta oli sillal ja nägi, kuidas inimesed sattusid paanikasse pärast seda, kui nad lasid Maria Eduarda lahti. Tsitaat. Seal oli palju inimesi, mitte ainult mõned. Koha peal oli palju rahvast. Seal olid ka lapsed ja nad nägid seda pealt. Mõned lapsed olid vaid 6-aastased. See oli väga intensiivne vaatepilt. Inimesed sattusid paanikasse. Mõned, kes olid tagapool, haarasid oma asjad ja hakkasid lahkuma. Tegelikult ütles Adnes meediaväljaandele Thought Catalog, et järgmisena oleks pidanud olema tema, mitte Maria Eduarda. Ja ma pean ka selle välja tooma. See on lihtsalt uskumatult kurb. Enne seda juhtumit postitas Maria Eduarda oma Instagrami pildi endast sillal ja kirjutas pealkirjaks. Kes on see hull inimene, kes lubas mul sillalt alla hüpata? Ta postitas ka pildi sildi kohta silla lähedal, mis hoiatas ohtlike tingimuste eest ja rõhutas, et see piirkond ei ole ohutu. MSNi andmetel väitis Brasiilia sõjaväepolitsei, et 2 kahtlusalust põgenesid sündmuskohalt metsaalale, kui sai selgeks, mis oli juhtunud. Nad leiti väidetavalt helikopteri abil. Veel 1 isik oli samuti arreteeritud, nii et siin on juttu 3 inimesest. Väljaanne 30 Uolanos teatab, et 2 kahtlusalust vahetasid ka riideid. G1 Globo andmetel on nad tuvastatud kui Luis Felipe Feliciano Egorov, 32-aastane. Metropolis teatab, et sõjaväepolitsei andmetel on ta tsiviiltuletõrjuja. Ja siis on Vitor de Freitas Gonçalves, 27-aastane. Metropolis teatab, et tema tööluba näitab, et ta on reisikorraldaja. Ja siis on veel Meikon Fernandez, Sintra, 42-aastane. Jällegi teatab see väljaanne, et ta töötab filmide järeltootmisettevõttes. O Globo andmetel ei olnud neil põhjust, miks see noor naine ei olnud korralikult kinnitatud. G1 Globo teatas, et kahtlusalused tundusid samuti segaduses olevat.
Nad ei osanud öelda, kelle töö või vastutus oli köie kinnitamine ega selgitada, miks turvakontrolli või ohutusülevaatust ilmselt eelnevalt ei tehtud. Olgu kiirelt, ma tean, et see on natuke teistsugune teema, aga kõigile, kes äri ajavad, teate isegi, et see on juba niigi raske. Küsimus on selles, miks teha asju käsitsi või loota kümnetele rakendustele, mis omavahel ei suhtle. Siin tuledki mängu meie sponsor Odoo. Odoo on kõik ühes ärijuhtimise platvorm, millel on täielik komplekt integreeritud rakendusi, mis ühendavad sujuvalt kõik sinu tegevused, alates müügist ja raamatupidamisest kuni tootmise ja tarneni. Odoo suudab automaatselt luua professionaalse ja stiilse välimusega müügitellimusi, arveid ja tarnijate arveid ning see võib automaatselt määrata müügimeeskonnad ja saata e-posti teavitusi igas müügietapis ning isegi kasutada tehisintellekti aruannete koostamiseks, mis aitavad sul otsuseid langetada. Tootmise jaoks saavad nende rakendused sünkroonida laoseisu reaalajas tootmise ja ostu-uuendustega, nii et sul ei saa kunagi kaup otsa. Ja kui on aeg raamatupidamiseks, on ka see täielikult automatiseeritud. Odoo saab koostada arveid, jälgida kulusid ja isegi kokku võtta andmeid tehisintellekti abil, säästes sulle sadu tunde. Kas tead, mis on kõige parem osa? Sa saad valida oma rakendused ja isegi luua kohandatud töövooge, nii et kõik on täielikult kohandatud sinu ettevõtte individuaalsetele vajadustele. Viige oma ettevõtte järgmisele tasemele, konsulteerides juba täna tasuta Odoo eksperdiga aadressil odoo.com, /odoo.com, korrekte sidepaar. Nüüd, Baci Notiziasi andmetel väitis üks neist vahistatud isikutest väidetavalt politseile, et ta ei saanud aru, et Maria Eduarda polnud kinnitatud ja mõistis toimunut alles siis, kui kuulis inimeste karjeid. Siis ta väidab, et lahkus platvormilt, nägi, mis juhtus, väidab, et laskus köiega alla, nägi politseid, nägi meditsiinitöötajat elupäästvaid võtteid tegemas. Tegelikult on see selle loo juures veel üks kõhedust tekitav aspekt. TMZ Metel ütles õde nimega Reza Diaz, kes väidetavalt üritas päästa Maria Eduardat, kohalikele uudistele, et ta oli pärast maapinnale kukkumist veel elus. Ja oleme näinud ka teisi teateid, et Maria Eduarda kuulutati sündmuskohal surnuks ning tema keha viidi kohtumeditsiini instituuti. See on Daily Maili andmetel. Nii et alguses peeti kinni kokku 6 inimest. Neilt võeti ütlused, 3 vabastati ja need 3, keda ma enne mainisin, neile esitati lõpuks süüdistus. Nüüd, ma olen seda näinud 2 viisil. Olen näinud, et neile esitati süüdistus tapmises kaudse tahtlusega. 30 UOL Anos teatas, et see tähendab, et otsest tapmiskavatsust ei olnud, kuid surmarisk võeti teadlikult omaks. Nii et ma mõtlen selle peale ja me räägime sellest hiljem veel natuke. Ma mõtlen, kas see on natuke nagu teise astme mõrv teatud juhtudel, kus on näiteks äärmuslik ükskõiksus inimelu suhtes või tapmine ettevaatamatusest. See on hoolimatu suhtumine ilmse või teadaoleva riski suhtes. Ma tahan sellest veel rääkida koos Brasiilia advokaadiga, kelle me varsti vestlusesse kaasame. Aga väljaanne G1 ütles, et neile esitati süüdistus tapmises kaudse tahtlusega. See on veel üks viis sellele läheneda. On võimalik, et tõlkes on mõningaid erinevusi. Kuid need 3 inimest on väidetavalt videos. Ja G1 teatab siiski, et need 3 juhtumit on nüüd muudetud ennetavaks vahistamiseks. Tundub, et mehed on praegu kinni peetud, praegu vangistatud. Jällegi, me toome siia selle Brasiilia advokaadi, kes aitab meil sellest kohe aru saada. Et oleks selge, ma ei tea, kas selle kohta on valesti raporteeritud, aga see ei ole bensihüpe, eks. See on köiehüpe, see on erinev. Bensihüpe kasutab elastseid köisi, mis tekitavad üles-alla põrkumise. Köiehüpe on ekstreemsport, kus kasutatakse teistsuguseid köisi ja nööre ning selle lõpus tekib horisontaalne pendli liikumine. 30. UOL Anose andmetel on ainult bensihüppel protokoll, mis on registreeritud ABNT-s. See on Brasiilia tehniliste standardite assotsiatsioon. On olemas ranged nõuded selle kohta, kes võib bensiköisi müüa või osta. Uurija Andrea Dantas-Levi ütles seda Globo Outletile, et ettevõttel, mis seda köiehüpet korraldas, tsitaat, polnud isegi luba seal olla. Ja et see oli tingitud sellest, et ei kontrollitud ega jälgitud köie paigaldamist Maria Eduarda hüppe jaoks. G1 teatab, et videos tundub, et mehed, kes teda kannavad särke, millel on kirjas kaubamärgid Entre Cordas ja Ai Evoi. Võimude sõnul on need mitteametlikud köiehüppe harrastajate rühmad. Selle tegevuse taga ei ole ühtegi ametlikku ettevõtet. Thought Catalogi andmetel maksavad selle köiehüppe kogemuse piletid umbes 130 kuni 180 reaali, mis on ligikaudu 25 kuni 32 dollarit. Oli isegi tulevasi kuupäevi, mille hinnad olid veelgi kõrgemad. Ja päeval, mil Maria Eduarda suri, oodati, et hüppama tuleb umbes 100 inimest.
Nüüd, pärast juhtunut teatab Thought Catalog, et mõlemad organisatsioonid on oma sotsiaalmeediakontot deaktiveerinud. Operaatorite advokaat ütles, et kuigi köiehüpped ei ole reguleeritud samamoodi nagu bensihüpped, ei ole need iseenesest ebaseaduslikud. See ei ole iseenesest seadusevastane. Nüüd ütlesid kahtlusaluste advokaadid G1 väljaandele, et need isikud olid väga kogenud ning see oli organisatsiooni ainus surmajuhtum viimaste aastate jooksul. NBC Newsi andmetel ütles üks kaitseadvokaat, et kahtlusalused on juhtunust šokis. Me räägime ka nii palju sellest videost, eks? Sellest videost, mis sotsiaalmeedias ringleb. 30 UOL Anose andmetel hoidis Maria Eduarda väidetavalt samuti kaamerat, kuid seda pole leitud. Mõned teated viitavad, et see oli GoPro stiilis kaamera. Huvitav mõelda, milliseid tõendeid seal võiks olla. G1 andmetel väidab üks tunnistaja, et instruktorid jätsid nõuetekohase ohutuskontrolli tegemata. Teatatakse, et paks köis, mida oleks pidanud kasutama Maria Eduarda kinnitamiseks, oli maas sassis ja väidetavalt on seda võimalik näha ka video mõnes osas maas lebamas. Selles juhtumis on veel üks õiguslik areng, millest peame rääkima. UOL Anose andmetel võib Limera omavalitsus esitada föderaalvalitsuse vastu hagi väidetava hooletuse tõttu Luukeresilla hooldamisel ja juurdepääsu kontrollimisel. Linnavalitsus teatas väidetavalt, et oli varem saatnud föderaalvalitsusele kirju, milles paluti selle silla turvakontrolli. Linnapea Murilo Felix väitis väidetavalt, et selle silla riskid olid ametiasutustele juba teada ning et sellel sillal on väidetavalt õnnetuste ajalugu, sealhulgas juhtum, kus jalgrattur kukkus sillalt alla ja suri. 2024 aastal, eelmisel aastal sai väidetavalt veel 2 inimest vigastada. Muide, linnapea postitas sotsiaalmeediasse ja Foxi andmetel ütles ta järgmist. Noor naine, vaid 21-aastane, kaotas oma elu tragöödias, mis poleks kunagi tohtinud juhtuda. Vabandamisest üksi ei piisa. Tuleb tegutseda, et ükski teine pere ei peaks sellist valu läbi elama. Ja enne, kui me üldse jõuame selle kõige juriidiliste aspektide ja uurimiseni, ma tahaksin korraks rääkida Maria Eduarda Rodriguez de Freitasest. Ta elas Jandiras, mis asub Sao Paulo suurlinna piirkonnas. Ta oli hiljuti lõpetanud kehalise kasvatuse ja spordijuhtimise eriala. Talle meeldis väga sport ja kehaline aktiivsus. Ta oli sotsiaalmeedias aktiivne. Thought Catalogi andmetel oli tal ka kihlatu, kellel hakkas väidetavalt füüsiliselt halb, kui sai teada, mis temaga juhtus. Perekond ja sõbrad on seda suurt kaotust kirjeldanud internetis. Üks pereliige postitas väidetavalt Instagrami. Siiani ma ei usu seda, ma armastan sind nii väga. Ma ei unusta sind kunagi meie naljade pärast. Ma jään sind alati mäletama. Ma armastan sind nii väga, printsess. Teine sõber postitas Instagrami, et Maria Eduarda oli, tsiteerin, ilus noor naine, täis unistusi ja plaane, mis nüüd katkesid. NBC Newsi andmetel postitas Maria Eduarda emma samuti avalduse sotsiaalmeediasse. Kohalike allikate teatel, tsiteerin, mu kallis tütar, ainuüksi täna tahtsin sind kallistada rohkem kui 1000 korda. Kui väga su lahkumine mulle haiget teeb. Ma armastan sind igavesti, mu printsess. Ja aitäh sulle, et olid osa minu elust need 21 aastat. Milline au oli kuulda sind mind emaks kutsumas. Jumal, aitäh selle privileegi eest. Pano Bianco Academia, spordikeskus, kus Maria Eduarda oli õpetanud ja töötanud, ütles, tsiteerin. Täna jätsime hüvasti väga erilise inimesega, meie Pano Bianco Silverstone'i pereliikmega. Maria Eduarda jättis oma jälje läbi pühendumuse, kiindumuse, rõõmu ja austuse, millega ta kõiki enda ümber kohtles. Sinu kohalolek valgustas meie ümbrust ja sinu mälestus jääb igaveseks meie südamesse. Selles sügava kurbuse hetkes ühineme palves ja toetuses pere, sõprade ning kolleegidega, soovides jõudu ja lohutust selle kaotusega toime tulemiseks. Olgu head mälestused, jagatud hetked ja tema poolt jäetud armastus, rahu ja lohutuse allikaks. Puhka rahus, Maria Eduarda. Ja hiljem ilmus postitus, milles öeldi, et see jõusaal, see spordikeskus peatab oma tegevuse, tsiteerin, austuse ja leina märgiks. Teatavasti maeti Maria Eduarda pühapäeval. Hästi. Seega tahan kaasata kedagi, kellel on selles piirkonnas õigusalane asjatundlikkus. Meiega liitub taas Adreli Barca, Brasiilia kriminaalkaitsja. Aitäh, et leidsite aega sellest rääkida. Esiteks, see on lugu, millest nüüd kõik räägivad. See jõudis sotsiaalmeediasse. Väga paljud inimesed on seda videot näinud. Paljud suured väljaanded siin Ameerikas räägivad sellest. Kui paljud inimesed teie piirkonnas sellest räägivad? Kas see on Brasiilias lugu, mis saab palju tähelepanu? Ja kõik räägivad sellest.
Mitte ainult õnnetuse tõttu, vaid ka sellepärast, et pärast ohvri surma kommenteeriti tema keha. Nii et sellest on palju räägitud. Kui sa nii ütled, siis mida sa mõtled tema keha kohta käivate kommentaaride all? On olnud palju seksistlikke kommentaare selle kohta, et ta oli noor tüdruk ja inimesed rääkisid, kuidas nad tahtsid tema keha näha. Tõesti. Kas inimesed tõesti ütlevad nii? Jah, paljud mehed räägivad sellest, see on kohutav. See on asi, millest ma isegi aru ei saanud. See on asi, millest ma isegi ei teadnud, et see toimub. See on vastik, see on häiriv vähemalt öeldes, arvestades kõike, millega nüüd tema pere ja sõbrad teevad toime tulema. See on järgmine osa. Jah. Jätame selle korraks kõrvale. Ma ei teadnud köiehüppest midagi. Kas köiehüpe on Brasiilias tavaline? Jah, see on väga levinud. Ja see on legaalne, eks? Paljud inimesed teevad seda. Kui sul on vastavad load olemas, on see legaalne. Aga me rääkisime sellest varem. Luba on natuke teistsugune kui bensihüppel, eks? Kas bensihüppe on rohkem reguleeritud? Ei, tegelikult on mõlemad võrdselt reguleerimata. Ogu. Kas te teate, kas neil operaatoritel, neil inimestel, kes on arreteeritud ja süüdistuse saanud, kas neil oli litsents või luba? Sest ma olen näinud kommentaare, et neil ei olnud luba. Neil ei olnud. Neil polnud isegi selle jaoks ametlikku ettemõtet. Kas see, mida nad tegid, oli nende jaoks ebaseaduslik? Jah, täiesti ebaseaduslik. Kas sa tead, kuidas on võimalik, et neid ei peatatud ega arreteeritud juba varem, kui see, mida nad tegid, oli ebaseaduslik? Kuidas on võimalik, et nad saavad teha või väidetavalt teevad selliseid asju? Tead küll, müüvad pileteid nendele köiehüpetele ja võimud ei sekku. Nad oleksid tõenäoliselt vastutusele võetud, kui nad oleksid selle tegevusega vahele jäänud, sest neil polnud mitte ainult ettevõtet, vaid ka luba puudus. Aga koht, kus see juhtus, oli varasemate õnnetuste toimumispaik sellest. Nii et nad poleks isegi mingit luba saanud. Jah, ma räägin kohe Luusilast. Räägi mulle, milles neid süüdistatakse. Milles täpselt neid 3 inimest süüdistatakse? Kas seda nimetatakse kaudse tahtlusega tapmiseks? Või mida see tähendab? Jaa. Neid süüdistatakse tapmises. See juhtum toob esile väga vana arutelu kavatsuse või süü üle, mida me nimetame tooluseks või kulpaks. Neid süüdistatakse esialgu tahtlikus tapmises ehk homicidio dolosus. Lihtsalt selguse huvides, prokurörid peavad tõestama, et neil oli kavatsus tappa või piisab sellest, et nad olid nii hoolimatud, et teadsid, kui ohtlik see oli ja olid lihtsalt hooletud. Nad eirasid riske. Ma mõtlen, mida nad peavad kohtus tõestama, et neid süüdi mõista? Nii et asi on järgmine. See juhtum on pälvinud palju meedia tähelepanu. Ja kui see juhtub, siis mõnikord käsitletakse neid juhtumeid teistmoodi kui teisi juhtumeid. Näiteks on meil palju teisi juhtumeid, sarnaseid spordiõnnetuste juhtumeid. Ja neid käsitleti alati kui tahtmatuid, hooletusest tingitud juhtumeid, kui oskamatust. Ja seda juhtumit meedia tähelepanu tõttu käsitletakse nii, nagu oleks neil olnud tahtlus neid inimesi tappa. Kuid isiklikult juristina ma ei arva, et see oleks nii olnud. Ei, see tundus olevat, ma mõtlen, tuginedes sellele, mida on kajastatud. See paistab olevat kohutav õnnetus. Aga tõsine küsimus on selles, kuidas nad ei suutnud teda korralikult kinnitada, eks? Ma mõtlen, küsimus on selles, et kui nad näisid olevat kinnitatud ja köis polnud tema küljes, siis tehti viga, mis võib olla jällegi, võib olla tapmine. See võib olla kriminaalne vastutus, aga ma ei tea, kas see oli tahtlik tapmine. Küsimus ongi selles, mis vahe on sellel, millega neid praegu süüdistatakse ja mõrval? Kas see on mõrv? Kas see tähendab, et neid ei süüdistata mõrvas, eks? Ei, tegelikult neid süüdistatakse küll. Süüdistatakse, aga ei peaks. Sellest, mida ma nägin uudistes, öeldi, et see ei olnud mõrv, aga neid võidakse mõrvas süüdistada. Kas neid on nüüd mõrvas süüdistatud? Jah. Sellepärast nad praegu vangis ongi. Sest kui tegemist on surma põhjustamise juhtumiga, kus süüd ei ole, kus on hooletus, mida nimetatakse homicidio culposo.
kus me räägime hooletusest, ebapädevusest, kohustusest kaitsta, kuid kaitse puudumisest. Sellised juhtumid ei ole karistatavad vangistusega. Selle tüüpi kuriteo eest ei panda sind vangi. Kui sind ei panda teatud tüüpi kuriteo eest vangi, siis ei saa sind ka eelvangistusse võtta. See ongi praegu toimumas. Selle kuriteo tõttu on 3 inimest eelvangistuses. Ja selleks, et neid eelvangistusse võtta, peavad nad esialgu esitama süüdistuse tahtlikus tapmises. Millega nad võivad silmitsi seista, kui nad süüdi mõistetakse? Elueegne vangistus. Ei, kui nad mõistetakse süüdi nende punktide alusel, mille järgi neid praegu uuritakse, siis on karistus 6–20 aastat vangistust. Aga kui seda käsitletakse nagu tavalist õnnetusjuhtumit, isegi kui tagajärjed on nii rasked nagu selles juhtumis, siis oleks karistus 1–3 aastat kinnipidamist. Sama kehtib poolavatud või avatud režiimi puhul, mis tähendab, et neid ei vahistata, nad ei lähe vanglasse. Olgu, kas on võimalik, et nad lähevad nende süüdistustega kohtusse ja vandekohus ütleb, et ei, neid ei tohiks sellest süüdi mõista? Näed peaksid olema süüdi mõistetud kergemas kuriteos. Siin Ameerika Ühendriikides juhtub mõnikord, et kui keegi on mõrvas süüdistatud, siis vandekohus vaatab teda ja ütleb, et see ei ole mõrv. Me mõistame ta süüdi tapmises, eks? See on kergem süüdistus. Kas see on Brasiilias võimalik? Jaa. Olgu, mida sa siin kaitse osas ette kujutad? Sul on 3 erinevat inimest. Ma mõtlen, kas keegi neist ütleb, et see polnud minu vastutus? See oli selle inimese vastutus. Videos näed, et minu arvates ainult 2 neist kannavad teda või väidetavalt kannavad teda välja äärele. Mida sa arvad, milline saab olema iga nende 3 kahtlusaluse kaitse? Ma arvan, et kaitse hakkab väitma, et tegemist on hooletusega. See on hooletu tapmise juhtum. Ja miks see nii on? Kriminaalõiguse doktriinis tehakse vahet kaudse tahtluse ja teadliku hooletuse vahel. Sul on kavatsus, aga see ei ole päris selge. Sa tead, et on olemas risk ja sind ei huvita, et keegi võib selle tõttu surra. Ja teadliku hooletuse puhul on olukord, kus sa tead, et on olemas risk, aga sa loodad, et see ei juhtu. Sinu südametunnistus on puhas, sest sa püüad anda endast parima, et seda ei juhtuks. Ja siin ongi konks, seda on kohtus väga raske tõestada. Seega, kui on mingigi kahtlus, peab kohus otsustama süüdistatava kasuks. Seetõttu usun ma, et see liigitatakse hooletuks tapmiseks, sest selles juhtumis on kavatsust väga raske tõestada. Kuigi selles on palju hooletust ja palju asju juhtus selle õnnetuse toimumiseks, kus oleks pidanud olema rohkem vastutust, oleks valitsus pidanud silla sulgema. Politsei oleks pidanud jälgima, mis toimub, kui nad teavad, et selline õnnetuse oht on alati olemas, et inimesed käivad seal hüppamas. Seal peaks olema mingisugune turvalisus. Need inimesed, kes tahtsid seda hüpet teha, oleksid pidanud vähemalt loa taotlema. Neil peaks vähemalt olema seaduslik ettevõte, aga neil ei olnud. Kõik muu, mis juhtus, aitas sellele kaasa, et see kohutav õnnetus sai juhtuda. Aga kohtus, mida tegelikult analüüsitakse, on ainult see fakt sellel päeval, mis viis selle õnnetuseni. Nii et sul on föderaalvõimud, osariigivõimud ja politsei, kes hakkavad sellele vastama. Ja halduslikult hakkavad nad sellele vastama oma või oma ettevõtetes. Aga surma enda eest vastutavad ainult need inimesed, kes sel hetkel kohal olid, kes teda kandsid ja kes oleksid pidanud ta turvama. Ja nende inimeste jaoks saab olema väga raske tõestada, et neil oli kavatsus teda tappa. Las ma vaatan, kas ma saan sellest õigesti aru ja ütle mulle, kui ma eksin. Neile on esitatud mõrvasüüdistus selleks, et hoida neid vahi all. Aga kui asi jõuab kohtusse, on võimalus, et neid ei mõisteta mõrvas süüdi, sest puudub tapmise tahtlus. Nad võivad süüdi mõista milleski kergemas ja nad ei pruugi vanglakaristust saada. Jaa, täpselt. Millal toimuks kohtuprotsess ja kas see toimub vandekohtu või kohtuniku ees?
Kui seda oleks algusest peale käsitletud kui hooletusest põhjustatud tapmist, siis ei oleks vandekohtunikke, oleks ainult kohtunik. Aga kuna seda käsitletakse tahtliku tapmisena, siis nad peavad seisma silmitsi vandekohtuga. Ja kas see peab olema üksmeelne? See peab olema üksmeelne vandekohus. Nemad ja kui palju vandekohtunikke seal on? See ei pea olema anonüümne. Ma arvasin, et üks selle juhtumi võtmetegureid on põgenemise süüdistused, et 2 neist olevat väidetavalt metsa jooksnud. Kuidas teie seda näete? Kas see tähendab, et nad, teate küll, paanitsesid, ei teadnud, mis toimub? Või võib prokurör öelda, et see on tõend nende süü kohta? See on tõend selle kohta, et nad teadsid, et see, mida nad tegid, oli kuritegu. Kuidas teie seda näete? Nii palju kui mina näen, saan ma aru, et loomulikult nad teadsid, et see, mis juhtus, oli kuritegu, aga ma ei arva, et see, et nad põgenesid, tähendab, et nad olid milleski süüdi või et nad seda blameerisid. Nad ei teinud seda ja ei põgenenud õigusega, nagu oleks olnud planeeritud. Nad lihtsalt põgenesid, nad olid šokis. Ja jälle, ma mainisin, et seda ütles üks kaitseadvokaatidest. Las ma küsin sinult, kuidas on võimalik, et see juhtus? Ma mõtlen, sa vaatad videot ja nad näivad teda kandvat. Tundub väga selge, et ta ei ole kinnitatud. Tundub väga selge, et kõit ei ole. Võib öelda, et sa näed kõit maas segamini olevat. Kuidas on võimalik, et nad ei kinnitanud teda? Kuidas midagi sellist juhtub? On väga raske uskuda, et see juhtus nii, nagu see juhtus. Samal ajal ma paanitsesin, kui ma videot nägin, sest ma mõtlesin, et on näha, et see pole turvaline. Stopp! Inimesed karjuvad, inimesed hüüavad, tal ei ole kõit, stopp. Ja nad ei kuulnud. Tõenäoliselt sellepärast, et nad on harjunud alati kuulma inimesi karjumas, kui nad seda teevad. Ja nad ei saa lasta end segada, muidu teevad nad inimesele haiget. Aga samal ajal on raske uskuda, et midagi sellist võiks juhtuda. Nii et föderaalvalitsus, omavalitsus, linn võivad esitada kohtuhagi föderaalvalitsuse vastu, eks? Nad ütlevad, et oldi hooletud. Nad oleksid pidanud seda silda korralikult turvama, keegi poleks tohtinud sellele ligi pääseda. Kuhu see sinu arvates välja jõuab? Kas sellest saab kohtuasja? Kas see on tugev kohtuasja? Räägi mulle, mida sa sellest arvad. Ma arvan, et see on tugev kohtuasja, sest sild on tegelikult föderaalvalitsuse vastutusel. Nii et nemad oleksid pidanud silla turvama. Aga nemad ei olnud ainsad, kes selle eest vastutasid. Iga ametkond, mis on seotud linna turvalisusega, oleks võinud seda teha. Mitte ainult föderaalvalitsus. Nad kõik oleksid pidanud seda tegema. Aga kui rääkida vastutusest, siis minu arvates on väga selge, et selles olukorras lasub see föderaalvalitsusel. Mis juhtuks, kui nad kaebaksid nad kohtusse? See läheb, ma kujutan ette, kohtusse. Mis on tulemus? Mida peab föderaalvalitsus tegema, kui nad kaotavad? Kas nad maksavad trahve? Ma mõtlen, kas nii see käibki? Kas föderaalvalitsus maksab linnale trahve? Jah, tõenäoliselt trahv, olgu. Tõenäoliselt. Trahv või viivis. Kas nad peavad, tead küll, midagi muutma? Kas nad peavad silla kindlustama? Kas nad peavad selle maha võtma? Kas nad peavad tagama, et keegi sellele ligi ei pääseks? Jah, see oleks pidanud juba tehtud olema. Okay. Veel üks küsimus enne, kui ma lasen sul minna. Nii et ilmselt oli Maria Duartal kaamera. On teatatud, et see võis olla GoPro. Võimud ei leia seda üles. Ma ei tea, kas oled selle kohta midagi uut kuulnud. Kui nad leiavad salvestise, kui nad leiavad kaamera ja saavad salvestise kätte, miks see nii oluline on? Kuidas see juhtumik mõjutab? See sõltub sellest, mida sellelt salvestiselt leitakse. Kui ta üritas seda peatada, siis salvestisel me ei kuule, et ta ütleks stopp. Aga kui see kaamera näitab, et ta palus peatada, et ta ütles midagi, et peatada toimuvat, siis see näitaks, et nad teadsid, et ta ei olnud kinnitatud. Aga ma arvan, et see on väga ebatõenäoline. Oota, ma mõtlen, et kui oleks valjud kuulda inimesi ütlemas, tal ei ole kõit, ta ei ole kinnitatud, tal ei ole kõit, ta ei ole kinnitatud. Ja väidetavalt visati ta üle selle serva. See on tahtluse seisukohalt oluline, aga jällegi, me oleme selle asja algfaasis. Näeme, kuhu see viib. See on traagiline olukord. See video on nii kohutav. On õudne mõelda, mida ta läbi elas. On õudne mõelda, mida tema perekond ja sõbrad praegu kogema peavad.
Lisaks sellele, mida sa alguses ütlesid, on inimeste kommentaarid Maria Eduarda kohta lihtsalt kohutavad. Adrieli Parka, aitäh, et tulid saatesse. Ma hindan seda väga. Aitäh, Jesse, aitäh, et mind kutsusid. Ja praeguseks ongi siin Sidebaaris kõik kallid vaatajad. Suur tänu, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Te võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord, kallid vaatajad.